siis ma ei arvanud, et ma veel üllatun niimoodi. Et see tantra energia teadlikkuskursus, mis ta minu jaoks avas, oli, et ma tunnetasin oma loomingulisust, et seda suurt loomingulisust, mis mu sees on, mida ma võib-olla niimoodi nagu alati millega ma niivõrd ühendusse ei ole jõudnud. Ja samuti ka see teadlikkus kaasnes sellega, et millal ma seda loomingulisust alla surun ja mis sellega kaasneb. Ja mis on selle tulemus siis, kui ma ei lase endal olla spontaanne ja loominguline. Ja lisaks on see kursus ka suurepärane võimalus ja tegeleda just suhete poolega. Nii suhtumisesse iseendasse, ehk siis olles tõelises kontaktis iseendaga, kui ka sellest samast kohast siis suhestuda teiste inimestega. Et see suhete kvaliteet kindlasti paraneb. Ja sel kursusel me tegelemegi nende käitumismustrite, harjumuste lõhkumisega, mis on meile kaasa antud, mis tihtipeale ei lasegi meil olla vabades suhetes teiste inimestega ja ka kujundavad suhtumist meisse endasse. Aga nüüd ma annaksin sõna siis me kursuse juhendajale Kimaiale ja mul on tõesti väga hea meel, et Kimaia siia tuli. Et Kimaia on tegelenud nende tantra kursustega juba üle 20 aasta, siis reisides erinevates maailma kohtades ja juhendades neid kursusi seal, et ta on väga tuntud tantra kursuste õpetaja ja ta on pärit Brasiiliast. Hello, Kimaia. Hello, Brenda. How are you and how do you like to be in Estonia? Now you have been here for a couple of days. I am very excited. I'm very happy to come for the first time in Estonia. Et Kimaia on väga rõõmus siis esimest korda olla Eestis. And already I feel very welcome to be here. Ja ta tunneb ennast juba väga teretulnuna siin. Yes, and I'm very looking forward for our next workshop this weekend. Ja samuti ta ootabki meie nädalavahetuse kursust. Where we're going to be exploring our, let's say, our body, our sexuality, our sensitivity. Et kus me siis hakkamegi avastama oma keha, oma seksuaalsust, oma tundlikkust. In a way that is more a doorway for us to get to know ourselves better. Mis on just kui uks, läbi mille siis meil on endal võimalik tunda õppida iseennast paremini. And from that place, how can we relate with others, with this new perception, with this new understanding? Ja sellest samast kohast siis, mismoodi me suhestume teiste inimestega, et siis olles ise nagu kontaktis endaga. Because you see, everybody wants love, everybody wants to be connected. It is a natural feeling, desire, longing. Sest meie loomulik igatsus ja loomulik tunne on olla kontaktis teiste inimestega ja olla ühenduses teiste inimestega. And at the beginning everything's wonderful and beautiful. Ja alguses on kõik väga suurepärane ja ilus. And then suddenly the intimacy comes and the patterns, the conditioning come up. Ja suhetes siis alguses on kõik väga ilus ja tore, aga mingi hetk tuleb see hirm intiimsuse eest ja siis kerkivad pinnale meie oma vanad harjumused ja käitumismustrid. And so now what to do? Seega, et mis siis teha? Yes, so in this way my understanding is also through Osho approach is more we know ourselves, more we're present for ourselves, we can have a new possibility to relate from a place of clarity and love and awareness. Ja minu arusaam siis Osholt ka, et mida rohkem me tunneme iseennast, mida rohkem me oleme selged iseendas, seda parem kvaliteet on meil suhetel ka teistega ja seda me tuleme uuest kohast suheldes teistega. And Tantra is a very juicy and life, let's say, path. Ja Tantra on väga selline mahlakas ja eluline teekond. Which includes everything. Mis siis hõlmab kõike, sisaldab kõike. Include our body, our senses, the other, our relating. Meie keha, meie siis tundlikkust, meie tajumist. So what I love about the Tantra way is that it's very alive and it's very juicy and it's very also grounded. Et Tantra on siis väga eluline, väga mahlakas, aga samas on ka see väga nagu, et sa oled kahe jalaga maa peal, et sa ei lähe lendama.
and brings these two aspects, the awareness and the energy. Ja tuues siis 2 aspekti, teadlikkus ja energia. It's sometimes when we go in this spiritual path, it can happen that we become so detached also from the life itself, from the world, from people. Et tihtipeale või mõnikord, kui me läheme siis spirituaalsele teekonnale, et mis juhtub, on see, et me isoleerime ennast, et võib-olla võtame nagu ennast sellest elulisusest välja või elust välja. And I feel Tantra give us some tools where we can still feel in ourselves, still in that space of awareness, meditation. Ja Tantra annabki meile vahendeid, et kus me saame ikkagi olla selles kohas, kus on võib-olla teadlikkus ja meie ise. And yet be able to relate. Ja samas suhestuda siis välismaailmaga. From a different place. Erinevast kohast. Oma seest. Yeah. Thank you'gi Maia ja et meil on võimalus siis veel osaleda nädalavahetuse kursusel, kes soovib, siis kirjutage meile meditatsioon@oshoestonia.ee ja yes, so thank you, I hope to see many of you with us this weekend. Ma loodan kohtuda teiega. Aitäh!